6. käik. Tervist rallisõbrad! Rootsi ralli esimene võistluspäev ongi märkamatult läbi saanud ning meeldiv on tõdeda, et Ott Tänakul on Hyundai roolis esimene katsevõit ka kotis ning meie mees püsib kenasti esikoha mängus sees. Mina olen saatejuht Gunnar Leheste ja minuga on siin istet võtnud stuudios endine rallisõitja ja Rally Estonia korraldaja Urmo Aava. Tervist! Tere! No sina, Urmo, ilmselt rohkem kui keegi teine tunned kaasa ja mõistad Rootsi ralli korraldajate südamevalu ja seda rasket otsust seda rallit poole lühemaks võtta ja üldse selle kahe tule vahel sõitjate ja fännide vahel laveerida. Ma arvan, et see on suur ime, et nad sellele pingele on vastu pidanud ja et nad üldse korraldasid, et vaadates neid olusid, mis seal on valitsenud terve selle talve, siis väga-väga julged mehed. Et 380 pealt võtta ralli maha 170 peale ja ikkagi kuidagi siis FIA-ga läbi rääkida, et antakse täispunktid. Sõitja seisukohalt on see hea või halb? Noh, vaadates, mis oludes sõitjad peavad sõitma, siis ma arvan, et nad liiga õnnelikud ei ole. Ja kui vaadata ka siis sunnineni väljasõitu eile siis shakedownil, siis tegelikult see näitas seda, et riskid on päris kõrged ja väga lihtsasti võib auto juhitavuse kaotada ja seda enam, et kohati on just neid jäiseid ja libedaid kohti ja fakt on see, et need naelad sealt välja tulevad, et ega sõitjate nahas ei taha olla. No me salvestame seda podcasti hetkel, kui viimane 2-kilomeetrine publikukatse on veel sõita, aga seis on hetkel selline, et Elfin Evans on võimsalt pannud täna ja 7,9 sekundiga juhib Kalle Rovanpera ees, Ott Tänak jääb Rovanperast 0,8-ga maha, kes teab, mis see Torsby katse siin teeb, aga suures plaanis vist ei ole vahet, kas Ott stardib homme 8. või 9. Ma arvan küll, et suures plaanis ei ole vahet, kuigi ta täna siin kurtis ühe katse lõpus, et pidurdusmaad olid vähe kehvad ja roopas, et eks ta ise teab, ma arvan, seal kõige paremini, et kas üritada mööda minna või mitte. No homme siis täpselt samad katsed, nii palju korraldajad tulid vastu, et historik ralli jäi Rootsis ära. Mis sa arvad, kas niisugune põnts ralli korraldajatel on, kas nad võivad korralduslikult miinustesse jääda seetõttu? Kindlasti ma ei ole nüüd süvenenud ja vaadanud, palju seal neid pealtvaatajaid on, aga Rootsi ralli ikkagi ilma lumeta ja see oht on ju pikalt olnud üleval, et võib-olla see ralli jääb ära, siis kindlasti pileti müügist tuleb väga-väga suur miinus ja see kindlasti on korraldajatele väga-väga raske, et ei taha ka nende nahas olla. Tundub, et Toyota on kõige paremini nende oludega kohanenud. Neville räägib, et tal esimesena startil on keeruline, sõidujoont ees ei ole, aga Ogier samas teda edestab ja Evans edestab kohe pikalt. Neville on 22 sekundiga maas ja alles 6. kohal. Jah, nii see on, et raske siin kommenteerida, et sellistes oludes ju mina ei mäleta, et oleks MM-il võidu sõidetud. Mingid katsed on sõidetud, aga see, et me läheme nagu tervele rallile vastu. Kui siin ennem võistlust küsiti ka Oti käest, et kas ta on sellistes oludes testinud, siis ta väitis, et tegelikult on küll üsna sarnastes oludes testinud. Et ma ei oska nüüd öelda, et palju Neville sai just sellistes oludes testida ja palju ta tahab ja on valmis nüüd riske võtma nagu siis sarja liidrina, et võib-olla ta mängib ka siin pikka mängu. Kalle Rovanpera teisel kohal 7,9 sekundit maas, nagu öeldud, arvates, et Kallele on see alles teine ralli Toyota Yaris WRC roolis, siis vingelt paneb? Ei, väga vingelt, et tegelikult oli juba Montes näha, et mees oskab targalt sõita ja oskab nagu väga kiiresti ka sõita ja Rootsi küll ei ole see Rootsi, mida me oleme harjunud vaatama, aga kindlasti see temal ka üks nagu tugevaid rallisid kalendris ja üritab seda siis ära realiseerida. No olud on küll üsna keerulised, aga natukene on siin mehed rääkinud, et paremad, kui nad arvasid. Eelkõige meie mehed on siin rääkinud Jeets ja Torn ja aga ikkagi mehed tulevad hooldusalasse ja ei ole enam üks piik on sisse jäänud, nagu näitas Rovanpera kaardilugeja Haltunen meile sotsiaalmeedias. Jah, eks seda oli arvata
ja kuna mul endal ka kogemust ei ole, et siis võib-olla mingitel osadel isegi, kus on selline hästi kinni trambitud kruus ja ta ei ole jääs, siis võib-olla isegi pidamine on parem ilma nende piikideta, et lihtsalt pead olema ettevaatlik, et kui sa mingi lumisel osale satud täiesti ilma piikideta, et seal käest ära ei lähe. 4. koht Sebastien Ogier, 5. koht Esa-Pekka Lappi, nende meeste vahe 3,8 sekki. Lappi ütleb, et ta ei tea, kuhu see aeg läheb, lihtsalt kui teate, öelge mulle ka, ütles ta ühes finiši intervjuus, et aga ometi Fordi meestes praegu parem. No ma arvan, et ta ei peaks, Esa-Pekka on tuntud selle poolest, et ta on alati või peaaegu alati on ta selline pessimistlik, enda vastu suhteliselt karm ja jätkab sellest nagu seda karmi joont, aga ma ütleks, et ei ole üldse seis ju nii halb, et loomulikult ta võib-olla tahaks siin võidelda eesotsas, aga tundub, et ikkagi nagu Toyotad on väga-väga kiired, Ott suudab ka Hyundai'ga olla kiire, aga siis ma arvan, et Esa-Pekka ikkagi Fordile toob nagu seda Fordi tulemust ära, et ta ei tohiks väga kurta. Neville'i Lappi selja taga Neville 1,8 neil vahet, siis tuleb Priin, kes omakorda kaotab 1,8 Neville'ile, siis Sunninen, Katsuta ja täielik ebaanne sõdur täna Jari-Matti Latvala, kes siis oma kulu ja kirjadega laenab siis Tommy Mäkinenilt sama Toyotat, millega ta eelmisel aastal sõitis, aga kahjuks täna juba teisel kiiruskatsel ütles, et sai 5 kilomeetrit sõita, siis hakkas kiirus sirgete peal, hakkas auto välja surema ja jäigi surema ja lõpuks on kaotust praegu 1,5 minutit ja jääb Raul Jeetsi selja taha 23. kohale. Kahju sellest mehest. Kahju, midagi ei ole teha. Tagasi tulles võib-olla Priini juurde, siis siin ma ütleks küll, et võrreldes Neuvilliga mees teeb päris head sooritust. Et sai oma võimaluse siis Sebastien Loebi asemel, sest eelmisel aastal läks päris hästi ja arvad, et siuke õige lüke Adama poolt? Ei, mulle tundub küll, et Loeb peale Monte Carlot oli üsna nagu löödud, endas pettunud ja ma arvan, et ta on nii vana kala, et ta teab, et selle tunde pealt ilmselt ei olnud mõtet minna ja andis kenasti selle Priinile ja Priin kindlasti seda suurema hea meelega realiseerib, et ma väga loodan, et ta suudab siit hea tulemuse ära teha ja see annab talle võimaluse rohkem sõita. Aga nagu öelda, et siis homme täpselt samad katsed, algab päev tund aega varem, 8:42. No kui sa neid vahesid hetkel, Urmo, vaatad, kas esikolmik hakkab minema oma teed või on veel praktiliselt kõigil siin võimalus kõrgesse mängu sekkuda? Väga keeruline öelda, mis siin nagu saama hakkab, sellepärast et see ralli ikkagi on, meil ei ole mõtet siin võtta mingisuguseid paralleele eelnevatest aastatest, olud on nii teised. Aga kui ma nüüd selle pildile otsa vaatan praegult, siis tundub, et ikkagi läbivalt see esikolmik on nagu tänaste katsetega eest ära läinud ja kui me sõidame samu katseid, siis ilmselt on homme neid vahesid nagu siis suurendada keerulisem, sellepärast et kõik teavad juba olusid, aga küll nendel nagu kiiretel meestel, kes täna olid kiired, on see eelis ka homme olemas, et ma eeldan, et nad lähevad natukene kaugemale, mitte ei suurenda vahesid nii palju, kui nad seda tegid täna. Kas see stardi järjekord nüüd pööratud järjestuses arvates, et oleme ühe korra selle katse läbi sõitnud, võib homme suurt rolli mängida? Ma ei oska öelda, et oleneb, mis kohtades ja mismoodi see tee siis katki hakkab minema, aga ööga ta jälle saab taheneda ja mingites kohtades ka külmuda, et siin peab jube hea ennustaja olema, et öelda, et mis nüüd saama hakkab. No teisi mehi on meil veel stardis, kahjuks Roland Poomi võistlus lõppes täna 3. katsel, millest on ka kahju, sest oleme ju kuulnud, kui kõvasti mees vaeva nägi, et selleks ralliks eelarve kokku saada. Kindlasti sul ka kahju, eks? Ja loomulikult kahju, et ma tean taustalt, kui palju mehed on pingutanud ja et sõita, ja nende jaoks ka kindlasti ei olnud see planeeritud, et minna sellist Rootsi rallit nüüd sõitma, kus tuleb kruusa peal sõita, et eks see pani teatava pinge,
soov oli näidata ja kahjuks see läks nii, nagu läks, et eks nad ise kommenteerivad nagu täpsemalt, et mul täpsem info puudub. Jah, kahjuks nad ei ole veel meedia vahendusel siis teada andnud, mis neil täpsemalt juhtus, aga põhiline on see, et meeskonnaga on okei ja on mehed terved. Ken Torn juunior WRC sarjas hoiab 4. kohta, arvestades, et seal 15 meest stardis on päris hea tulemus. Ühtepidi päris hea tulemus, aga ma nüüd vaatan kiiresti, kui ta 4. kohta hoiab, siis palju ta esimesest maas on. Kaotus on ju päris suur tegelikult, 46,9 sekundit Kristensonile, kohalikule mehele. Jah, aga teistpidi siis Sesk, kes on teine, on ju, et siin ei ole see vahe nii suur, et 27 sekundit umbes, et äkki see on ikkagi püütav. Raul Jeets, nagu öeldud, üldjärjestuses 22. ja WRC 3 klassis 7. 44,4 sekundit maas Emil Lindholmist, 2 minutit maas Emil Lindholmist, kes juhib siis WRC 3 arvestust. Jah, seal Emili puhul kindlasti tegemist teada-tuntud väga kiire teise põlvkonna võidusõitjana ja ka Soome meistrivõistlustel on ta väga-väga kiire olnud. Ja tegelikult need olud seal küll ilma lumeta on temale väga omased, et kindlasti Raulil ja Andrusel keeruline sellise noore vihase mehega siin nagu konkurentsis olla, aga millele ma juhiks tähelepanu, et Raul edestab üldarvestuses sellist meest nagu Michal Solovov, siis Poolas hästi tuntud rallisõitja ja ärimees, et keegi on siin isegi nalja visanud, et vaadates tema varade väärtust, et siis ta võiks olla isegi maailmas kõige rikkam siis tegevsportlane, et kuna ta praegu sõidab, et siis loeme ta tegevsportlaseks, et väga huvitav selline võrdlus. Georg Linnamäe on meil ka stardis üldjärjestuses 39. kohal, RC4 klassis 12. Temale on iga kilomeeter kulla hinnaga vist. Ja loomulikult, et tegemist on noore mehega ja kindlasti on, ma arvan, seal strateegia sõita see võistlus ilusti lõpuni, saada kogemusi iga kilomeetriga, et ma arvan, et siin ei saa küll pahaks panna seda, et võib-olla kiirus ei ole kogenud meestega võrreldes veel see, mis ta võiks olla. Arutame natukene üldse Rootsi ralli hetkeseisu ja tuleviku üle. Siin on palju arutatud, et kui meil see kliimaga läheb nagu läheb, et mis tulevik üldse WRC kalendris talverallidel on? Ma ei ole nii palju tuttav siis Rootsi meistrivõistluste osas, aga ma julgen eeldada, et neil on ka rallisid või ralliteid, mis on rohkem põhja pool, et enne võistlust ma siin Silverkütiga koos ka jälgisime sellist ilmakaarti, et tegelikult kui minna nagu tänastest katsetest selline 200 kilomeetrit põhja poole, siis juba on lund oluliselt rohkem ja selline 400-500 kilomeetrit põhja poole, siis on suhteliselt garanteeritud, et kui me vaatame siin ka läbi aastate Arctic Lapland rallit, siis seal on tegelikult alati lund olnud, et ma arvan, et ikkagi mõistlik oleks vaadata selles suunas, et me lihtsalt peame gloobuse peal põhja poole liikuma, et võtame karstad laiuskraadide järgi on sama, mis Tallinn on ju, et võib-olla siis kesk-eurooplase jaoks tundub see selline Põhjala, aga tegelikult me ju teame siin omast kogemusest, et ikkagi on olnud need talved üsna heitlikud. Ometi ei ole läbi aastate seda otsust veel tehtud, et sinna põhja poole liikuda. Mis sa arvad, mis need peamised põhjused on? Seal on hästi palju põhjuseid, et ühtepidi infra, kas see toetab seda või ei toeta, alustades erinevatest sadamatest, lennujaamadest, majutusasutustest ja loomulikult ka nagu siis kohaliku korraldaja enda nagu võimekusest ja pädevusest, et kui nüüd seesama korraldaja, kes seda MM on korraldanud, peaks liikuma selline 400-500 kilomeetrit põhja poole, kes ta ei olegi nii lihtne teha ja sealt leida siis teist korraldajat, kes oleks MM-i võimekusega, see ka ei ole, et tegelikult see ei ole lihtne ülesanne. Nüüd nagu teist etappi Soome viia tundub ka nagu natukene mitte õige lahendus, et siis ma pigem ikkagi otsiks, et Rootsil on hästi pikad traditsioonid, et otsiks seal nagu Rootsi-Norra kooslusega seda lahendust põhja poolt. Siin erinevates foorumites ja sotsiaalmeedias mõnel jutul on natukene ametlikum toon, mõnel mitte, on räägitud punkt 1, et
see on vist selline spekulatiivsem variant rohkem, et vahetada Soome ja Rootsi omavahel ära. Paneme Soomes lume peal, Rootsis kruusal. No jah, eks seda peab nagu soomlastega rääkima, et ma arvan, et ikkagi Neste Oil Rally Finland on kuulus oma hüpete poolest. Et nüüd need, kes on võistelnud seal Lapimaal seal rallil, see on ka väga kihvt ralli, aga nagu oma karakteristikute poolest täiesti nagu teissugune, et ma ei oska öelda, kas soomlased on nõus oma hüpetest loobuma ja minema rohkem sellise lauksmaa peale ja anda siis see suvine ralli rootslastele, aga no mine sa tea. No sel nädalavahetusel me ka ühte kuulsat hüpet Collins Cresti kahjuks ei näe. Noh, midagi ei ole teha jah, et need olud on sellised, nagu nad on. Et siin on ka tegelikult spekuleeritud selle üle, et viia siis see talvine etapp Põhja-Ameerikasse. Just, see on teine punkt, jah. Kanada poole pealt, et jällegi mitte midagi nagu rootslaste vastu, et see tundub nagu päris nagu huvitava ja laheda mõttena, et kas või siis nagu rotatsioonina proovida just sellist uut mandrit ja uut korraldajat ja just tegelikult ju Põhja-Ameerikas meil midagi ei ole ja kui seal on selline tegelikult suur turg avatud olemas ja rallikorraldustase ka hea, siis kindlasti tasuks kaaluda. Anna palun ralli vaatajale, võib-olla mulle ka natuke mingid nippe, kuidas sellest poolikust rallist ikkagi täit mõnu tunda televaatajana ja fännina? Üsna selline pole liha ega kala tunne jääb sisse tänasest päevast. Jah, et nagu juba keeruline on, et kui sulle nagu pool toiduportsjonit ette pistetakse, et nüüd ma peaks nagu siis mingisuguse võlunipi välja mõtlema, et kuidas endale mõelda see täisportsjoniks, et ma arvan, et tuleks nii mõelda, et me peame olema väga õnnelikud, et see ralli üldse toimub ja võib-olla mitte nii palju keskenduma, et ta toimub lühendatud versioonis, et seda lund ei ole ja et on meil vähem katseid vaadata, et et meil üldse midagi on vaadata, sellepärast, et ma siin ikkagi mingil hetkel kartsin seda, et aasta lõpus jäi Austraalia ära, siis tuli teada, et Siili jääb ära, nüüd peaaegu oleks Rootsi ära jäänud, ega see ei ole nagu rallile üleüldiselt absoluutselt hea, eriti nagu MM-tasemel. Sa oled selles asjas rohkem sees, kuivõrd vastavad tõele sellised kuuldused, kui ühel aastal peaks etapp ära jääma, siis on igaveseks kalendrist läinud viia poolt? Ma ei oska öelda, tegelikult neid näiteid, kus neid etappe on vahepeal võetud ja antud ja ikkagi on see asi toiminud, et see pigem võib-olla meilt nagu kaugemalt mööda läinud, et just me vaatame nagu sinna Kesk-Euroopasse ja Lõuna-Euroopasse, et selle nagu Saksamaa etapiga on liigutusi tehtud, siis Korsika ralliga on edasi-tagasi liigutusi tehtud, Portugal on käinud sisse-välja, et seda ikkagi nagu lähiajaloos on juhtunud ja lihtsalt seda näiteks meile ikkagi nagu ralli või vähemalt mulle siis MM-ralli ikkagi nagu sellise kõige lähedama tunnetusega on see Soome MM, mis on nagu järjepidevalt toimunud ja see on kuidagi tekitanud ilmselt sellise tunde, et ei tule tagasi, et ka siin vahetati ju Rootsi ja Norra etappe, et poolakad jäid ilma, täna võitlevad nagu tugevalt, et saada endale see etapp, et ega see konkurents on nagu kõva ja suurtel turgudel on eelis. Teeme nüüd väiksed ennustused ka laupäevaks, pühapäevaks, sind ennast siin ei ole, homme on meil Margus Murakas ja pühapäeval samuti. Kas jääb praegune paremusjärjestus või toimuvad mingid muudatused? No ei ole imelik oleks öelda, et eestlasena, et me oleme rahul, et Elfyn Evans võidab ja Rovanpera teine ja Tänak Järveoja siis kolmandad, et eks Otil ja Martinil on nagu praegu keeruline olukord, et ma arvan, et nad täna vähemalt ei tahtnud nagu maksimumi vajutada, arvestades seda, mis Montes juhtus, et ikkagi tahavad nagu punktid ilusti kirja saada, aga ma julgeks arvata, et nende tempo kasvab, sest et autoga tuleb kilomeetrid juurde ja ma ikkagi panen panused, et Ott ja Martin selle ralli ära võidavad. Mina isiklikult olen üliõnnelik, et ma väga ka seda lootsin, et Elfyn Evans tuleb suurde mängu tugevalt sisse. Hoian talle kõvasti pöialt, et ta tuleks teiseks ja Rovanpera võiks siit võtta esimese WRC poodiumi koha küll.
no Elfin tegelikult teist rallit järjest ju väga kõrges mängus. On see sinu jaoks üllatus või oli oodata, et see Toyotaga nii hästi kohaneb? Pigem see oli mul nagu väga tugev ootus, sest et ta näitas ka Fordiga väga head kiirust ja näitas enda potentsiaali, et ega muidu Tommy ei oleks teda ka valinud. Ja ma väga hoidsin pöidlad pihus, et just see nagu Toyota oma olemuslikult sobib. Aga siin saab ka teatavaid nagu paralleele tõmmata, et nad on nagu Otiga olnud ühes tiimis, arendanud seda Fordi koos, tundub, et need asjad on seal klappinud ja see töö ilmselt, mis oli siis Toyotas ette tehtud, et see on spekulatsioon, et võib-olla oli ka lihtsam nagu selle autoga kohaneda ja tegelikult Montes mees kohe näitas, et ta on väga-väga kiire ja nüüd näitab teist rallit järjest, et ta on väga kiire. No tegelikult peaks meil siin Rootsis olema üldse 11 WRC autot, Eividas Jootsius paraku jäi Euroopasse lumevangi ja ei saanudki sealt Prantsusmaalt tulema, et ei jõudnud testile ja mõtles, et nendes oludes ei ole mõtet ilma testimata ka rajale tulla. Oleks tahtnud näha, mida leedukas siis siin suudab, eks? Ja tundub see, mida ma vähemalt nagu Montes vaatasin, et siis seal on sellest võetud väga kindel strateegia sõita ikkagi rallisid lõpuni, aga kindlasti Rootsi on talle omasem kui see Monte Carlo ralli, et kuigi ta seda Monte Carlo rallit R2-ga oli ennem sõitnud ja ta tegelikult teadis, mis teda seal ees ootab. Et kindlasti ma loodan, et ta samm-sammult tuleb nagu sinna ikkagi nagu tippudele lähemale ja et selliseid kaotusi, nagu tal Monte Carlos seal osadel katsetel juhtus, et sellised jääksid järjest nagu harvemaks, aga mis on hea, kui ma vaatan ka nagu Helix Rally Estonia vaatevinklis, siis tegelikult Leedu turg on meie jaoks ülioluline ja kui populaarsus ralli vastu ka seal suureneb, siis kindlasti see annab meile võimaluse suvel tuua Leedust ka rohkem pealtvaatajaid, et see on jällegi Baltikumis vesi ainult nagu rallirahva veskile. Tahtsingi just küsida, et oled sa Jootsisele juba kutse saatnud? Ei ole veel tegelenud, et tegeleme pigem selliste nagu väga strateegiliste suurte asjadega, aga kuna ta on väga selgelt seotud ikkagi M-spordiga, siis seal töö käib, aga ma kahjuks ei saa midagi rohkemat kinnitada hetkel. Värsked uudised ka. Ott Tänak tundub kihutavat siin teise katsevõidu poole, sest on ta seal välja sõitnud katse põhja ja edestab 0,2 sekundiga Elfin Evansit. Ei ole vist minu meelest veel Greg Priini finišisse jõudnud, aga arvata võib, et Ott talle tuule alla teeb ja 2 katsevõitu Otil avapäevas kirjas. Jah, väga kõva, et kahjuks nüüd Kalle kaotas nagu päris palju aega ja suretas auto välja mingis tagasipöördes, et kahju. Jah, Kalle siis langes Oti selja taha 5,8 sekundiga, üldse kaotab Otile sellel katsel 6,6 sekundit. Jah. Et see on nagu päris hirmus tunne, et sa oled terve päeva pannud siin veri ninast ja nüüd sellisel natukene alla 3-kilomeetrisel katsel annad sellised väga valusad 6,6 sekundit ära, aga teistpidi me mäletame siin mõni aasta tagasi, siis päeva viimasel katsel Terry Neuville sõitsin ratta alt ära ja tegelikult kaotas kogu ralli, et ega ralli ongi ralli, et kõike võib juhtuda. Jah, aga tõmbame siin stuudios juttudele joone alla, meil on veel ette mängida teile intervjuud Ken Torni ja Raul Jeetsiga. Ott Tänaku intervjuu tuleb ka hiljem, Peep Pahv seda seal tegemas on ja otsige ja leidke see meie Delfi avalehelt. Aitäh sulle, Urmo, nende juttude eest ja hoiame siis meie meestele pöialt. Täpselt nii, aitäh. Kuues käik. Nii, Ken Torn, esimesed 3 kiiruskatset on sõidetud, et mis muljed sealt raja pealt on, et ei ole vist nii hull, kui alguses tundus? Ja ei, täna öösene külmakraad on ikkagi tubli töö teinud, et üsna väga sellised rahuldavad olud, et eks ikka natuke kruus on, aga ma arvan, et see on täitsa normaalne. Kas ees sõitvad WRC-d ja R5-d kraabivad jälgi ka sisse või on see pinnas nii kõva, et ütleme väga Euroopasse teed ei lähegi?
väga rööpasse ei lähe, aga nemad panevad rattad ikkagi väga kaugele teest ka, et sisse kurvi, et sealt tuleb meil ka minna, et vahepeal käed sellised paugud, et vaatad, et rattad alla jääks. No, 3 kiiruskatsega praegu 4. kohal, et kuidas ise rahul oled, et siin enne rallit rääkisime, et võrreldes teistega sa pole saanud tegelikult autosõitu tükk aega proovida, et selles valguses vist on päris okei. Ja selles mõttes ma olen rahul, et ma sõidan täpselt nii palju, kui mul tunne lubab, et ma kui ei taha sellest piirist täna üle minna, et ma arvan, et äkki läheb, ma loodan, et läheb step by step paremaks ja lihtsalt täna on lihtsalt kinnitus see, et pole ammu kiiret sõitu saanud, et legend jätab ka soovida mõne koha peal. Saite teha parandused, homme on samad kiiruskatsed? Ja täna õhtul tuleb nii paar tundi endale võtta, et need asjad natuke läbi mõelda. Enne rallit rääkisime seda, et soovid rohkem nautida seda sõitu. On siis olnud nauding, ütleme, need kiiruskatsed, mis praegu on sõidetud? Ja selles mõttes ma ütleks küll, et nagu ma ütlesin, et ei taha mingist piirist üle minna ja sõidad nii, nagu tunne on, et nii on väga naudita sõita. No sellel autol vist, ütleme, seadistuse muutmiseks väga palju võimalusi pole, aga on, ütleme, midagi kohendada näiteks, et kui homme kordusläbimised tulevad? Jah, no kui olene, mis ilm teeb, et kui läheb ikkagi rohkem kruusaseks ja tekib rohkem pidamist, et siis võiks natuke äkki jäigemaks minna asjadega, et ega meil nagu palju ei ole midagi teha, et suht ühe koha peal seal mõned klikid sinna-tänna, et suurt midagi. See ralli on väga lühike, täna küll esimene päev ja rääkida nüüd mingi 3. koha ründamisest nagu veel on võib-olla vara, samas kiiruskatses nagu suhteliselt vähe, et kas sa nüüd vaatad natuke nüüd aegu ka, et tahaks ikka poodiumile pürgida või pigem rahulikult seda 4. kohta hoida? Ma arvan, et mingist ründamisest või hoidmisest ma täna vara rääkida, et just tahakski oma legendi paika saada ja oma tunde kätte saada, et siis ma arvan, et me oleks võimelised sõitma küll. Edu! Raul Jeets, esimesed 3 kiiruskatset on sõidetud Rootsi rallil. No kas oli üldse erasõitjana mõtet siia siuksele nii-öelda talverallile tulla? No ikka oli, et ega võistlus on ju võistlus ja omast arust teeme ikkagi sporti, aga et selles mõttes tingimused on ju kõigi jaoks ühtemoodi, et see, et ta keeruline ja ekstreem on, eks täna on ju ilmastik igal pool nii palju muutunud, et ja tingimused kõigi jaoks samad, et tuleb hästi kohaneda, proovid hakkama saada. No kui mõnusalt sa ennast roolist tundsid, kui teeolud olid sellised, nagu olid, kuigi vist väga hullud ei olnud võrreldes sellega, mida siin enne rallit kardeti? Tegelikkus on nii, et eks see pidamine on kõvasti parem, kui oskad oodata, et see võti võib-olla ongi, et saab sõita kiiremini, kui tundub, et võiks saada ja kuskil on see optimum, et muretsed võib-olla liiga palju üle, et nende rehvide ja naelte pärast, aga ma ütleks väga okei on. Pigem keeruliseks teeb see, et teekatte vaheldub, et kuskil on lumijää ja kuskil on jälle kruus, et kui ta oleks nagu rohkem ühtlasem, oleks nagu endal lihtsam sõita, aga saab kindlasti julgemini. Kas legendis, kui kirjutasite, panite kirja ka, et siin peaks olema jää ja siin peaks olema kruus ja kui panitis, kui palju see tegelikkusega paika peab? Kusjuures ei pand, et meil tegelikult sellistelt võistustelt kogemus puudub, kus teekatte niimoodi vaheldub ja ei ole me ikkagi, eks ta on niisugune kombinatsioon, see, mida sa silmaga näed ja nii ongi, et legendi seda niimoodi kirja ei pand. Siin enne võistlust räägiti palju sellest, et rehvid kuumenevad kruusa peal üle, naelad tulevad välja, et kas oli mingil hetkel hirmu ka, et kui kuskil jäälõigu peal jõudsid, et pagan ei tea, kas enam naelu üldse ongi, et kas peab ka kurvis? Jaa, no neid kohti oli palju, aga hirmud osutusid põhjendamatuteks tihtilugu. Enamjaolt said aru, et tegelikult on kõik korras ja katse lõpus vaatasid üle, meil ei olnud konkreetselt ühtegi naela kuskil väljas. Ja ka Ervis autodel, kes meie rühmas sõitsid, on ikkagi seisud suhteliselt hästi, et see ei sõltunud ka kiirusest, et tegelikult ma arvan, et see hirm oli suurem. R5-ga kindlasti tundub, et on olukord parem kui nende kõige kiiremate autodega. Palju sa näed, homme on teine läbimine samadel katsetel, palju sa näed nagu kiiruse reservi, no sa ütled, et tegelikult olud on paremad, kui võis karta ja võis kiiremini sõita, et näed, et võiks teisel läbimisel aega kõvasti ära näpistada? Ja võib-olla see meie hoogu maha ongi võtnud kõige rohkem, et esimest korda siin ja ei tea tunne neid teeolusid, et ikkagi oleks, eks nüüd on lihtsam, nüüd on ju programm selline, et saab korra täna veel üle vaadata, tänased katsed rahulikult ette valmistada ja eks seda varu saab ju hästi hinnata, varu on ju oma klassi kõige kiiremate meeste pealt näha, et täpselt nii palju varu on, kui kiiresti nemad sõidavad. Et eks me seal kuskil vahel saaks olla, ma arvan, et see
konkurents, mis R5-klassis siin ongi täna maailma mõistes tippedeks, need ongi tänased kõige kiiremad sõitsjad siin koos ja nendele vastu saada, seal ilmselt saame me lähemale. Vastu saamisega puhtasõiduga on ikkagi keeruline, eriti esimest korda kuskil võistlusel osaledes. Selge, edu! Aitäh! Ja olgu siis ära öeldud ka Greg Priini finiši aeg kaotas Ott Tänakule kõigest 0,6 sekundiga, mis tähendabki, et Tänak lõpetas siis päeva 2 katsevõiduga ja läheb homsele päevale vastu teiselt kohalt Elfin Evansi selja tagant 8,5 sekundiga. 3. kohal siis Kalle Rompera 14,3 kaotab Teo Evansile, 4. Sebastien Ogier 17,8 sekundit on vahet, 5. Esa-Pekka Lappi 20,9 ning 6. Thierry Neuville 23,6. Homne päev, nagu öeldud, algab tund aega varem kui tänane ehk 8.42. Jälgige Delfi otseblogi ja homme õhtul siinsamas minu saatekülaliseks on Margus Murakas. Tuletame veel meelde, et meil on võimalik ka küsimusi saata aadressil 6kaik@delfi.ee. Kui midagi hingel pakitseb, mingi küsimus tekib, saada teele ja saame homme Margusega sellele vastuse leida. Aitäh, et kuulasite ja homseni! 6. käik.